Tunni teemale keskendumine, ka see on muidugi väga oluline. Jah, lihtsalt siis peabki tekitama selle atmosfääriga, et õpilane ise ka tahab tunnis kaasa töötada. Aga kas õpilased ise ei saa seda atmosfääri tekitada? Ma arvan, et selle atmosfääri saab pigem õpetaja tekitada. Õpilased saavad küll mingisugust rolli mängida, aga kindlasti on ka õpetajal selles väga suur roll. Aitäh! Aitäh! Mulle väga meeldib, et oli nii sisukas ja palju häid mõtteid tulid ja et oli arusaadav, et oli vajalik diskussioon ja kuidagi tee edasi paistab ka, mis oli minu jaoks väga lubav ja hea. Et vaat niimoodi, siuke hästi positiivne. Jah, nagu mulje jäi. Kas Hollandis on ka arvamusfestival? Otseselt ei ole, on palju festivalid, on palju sellised suuremad festivalid, kus on muusika ja siis arvamusfestivalile asjad kokku pandud. Aga niimoodi puhtad arvamusfestival, mitte et ma teaks, aga nagu palju, see, et on asjad kokku pandud, mingi muusika ja diskussioonid, et see muidu küll, jah. Mida ma kuulsin, mis on õpetajate mure, seesama, mis tuli välja ka kõigilt teistelt, et koormus on suur, siis tegelikult see, mida ma ei jõudnud välja öelda seal kokkuvõttes, oli see, et õpetaja teadlikkus iseenda vajadustest on tegelikult ikkagi suhteliselt madal. Ja ta ei näe ikkagi nagu väljapääsu selles, et okei, ma võtan päeva jooksul endal puhkepause, aga siis ma pean topelt tegema. Et mingi väljundi peab siit leidma, et õpetaja teadlikkus tõuseb, et ta oleks julgem. See oli see, mis ma võib-olla enda jaoks üles noppisin. Julgus tegelikult ikkagi välja öelda asju nii, nagu need on. Et mulle tundub, et õpetaja ei julge seda iga päev välja öelda. Ja võib-olla ta ei julge vahel ise endale tunnistada, et ta on küllaltki paksu naha endale kasvatanud ja ta enam ei näe päris sinna iseenda sisse, mis seal päriselt toimub. Ja sealt need vaimse tervise teemad võivad tegelikult kerkida. See on see, jah. Uusi mõtteid on tegelikult üllataval kombel tulnud päris palju, mida ma arvamusfestivalis tavaliselt ei oota. Haridusteemad on olnud seekord populaarsed nii hariduse alal kui ka vaimse tervise alal, mis mulle täna näiteks meeldis tänase päeva puhul see, et näiteks vaimse tervise alal hariduse erinevad osapooled pidid panema ennast teiste rollidesse ja see natukene aitas mõelda selle peale, et kuidas ma mingeid probleeme võib-olla teise inimese perspektiivist näen ja näiteks tänu sellele mina võib-olla teatud õpetaja probleeme tajusin võib-olla veidi teistmoodi kui tavapäraselt ja sain näiteks sealt kaasa ka selle, et vahel võib-olla aktiivne panustamine konstruktiivselt aitab asjadele paremini kaasa kui mingitel teemadel vaikimine. Aga nendest aladest on üleüldse võib-olla üks oluline asi, mida ma täna tunnetan ja eile tunnetasin ka, et nii haridusteemadel, aga kui üleüldiselt, siis arvamusfestival on saamas jälle mingit hingamist, et me päriselt arutame ja mõtleme välja lahendusi. Et me pikalt oleme käinud koos nende inimestega, kes mõtlevad ühtemoodi, alati sarnastel teemadel ja sarnase tulemiga. Seekord mulle tundub, et me võib-olla oleme lükanud mingisuguseid protsessi juba käima nii, et kui me läheme oma igapäevaellu tagasi, et siis me oskame võib-olla avatumalt nendele probleemidele otsa vaadata. Sa olid pikka aega õpilaste esindaja. Kes sa praegu oled? Praegu ma olen haridusjuhtimise tudeng Tallinna Ülikoolis magistriastmes ja töötan Vabaühenduste Liidus huvikaitsejuhina. Ehk et ma tegelikult nii töö kui õpingutega endiselt ikkagi haridusvaldkonnaga puutun natuke kokku. Töötad kellena? Huvikaitsejuhina Vabaühenduste Liidus, aga minu teemade alla kuulub ka näiteks Haridusministeeriumi strateegiline partnerlus, nii et sellega olen seotud. Nii, ütle veel mõni siis konkreetne mõte veel. No mis tänasest näiteks? Hästi isiklik. Jah. Ma sain täna nendest aruteludest kinnitust, et lastevanemate ja kooli vaheline suhe on selline, mis vajab mingit uut sissevaadet, et ma varasemalt olin kuulnud sellest, et need suhted on keerulised, aga täna, kui ikkagi õpetajad ise väga isiklikult jagavad neid kogemusi, siis see näitab, et see probleem on oluliselt suurem, kui ma eeldasin. Ja tegelikult võib-olla ikkagi see ka, et mulle tundub, et vähemalt nende haridusala teemad, mis täna on olnud selge sõnum, et ükskõik mis osapools hariduses oled, sa pead võtma mingi vastutuse. Et ei ole niimoodi, et keegi on klient hariduses või keegi on teenuse pakkuja. Et see on ülimalt oluline, et vahet ei ole, millisest osapoolest me räägime. Kõigil on oma vastutus
ja seda vastutust tuleb kõigil ka kanda. Aitäh sulle! Aitäh! Kuidas muljed on? No muljeid on mitmekesiseid, et on siin saadud nii tehisintelli kasutamisest hariduses kuulata ja ka siis koolivägivalla teemal oli päris aktiivne täna hommikune nii-öelda siis arutelu, milles ja siis ka täna hommikune selline esimene arutelu teemal, et mis on siis õpetaja heaolu ja kuidas sellega ja kelle asi see on, et see oli niisugune natuke töötoa vormis, et sai ka ise kaasa arvatud natukene, et selliste on huvitavaid arutelusid olnud, aga ilmselt siin veel läheb edasi ja kas nüüd kohe eks Arvamusfestival ole ka ju see, et saab mingeid asju kaardistatud, aga ega need kohe selles mõttes ei ole need asjad, mis siis kõik kohe hommepäev nipsust muutuvad, vaid eks see ole ka niisuguste probleemide teadvustamine ja siis ka nii-öelda natukene erinevate mõtete testimine võib-olla, et kes ja kuidas siis mingeid kas probleeme või kitsaskohti näeb ja siis sealt ilmselt peavad järgnema erinevatel siis ka institutsioonidel ja organisatsioonidel järgnevad tegevused, kui nad näevad, et mingid asjad neid endid puutuvad, et nii. Kas oled saanud ka siit täiesti uusi mõtteid? Kas just täiesti uusi, aga see tehisintellekt on ilmselt see, mis praegu nagu sellist võib-olla just algavat hooaega, haridushooaega võib-olla niisugust ärevust ja põnevust tekitab võib-olla kõige rohkem, et see on võib-olla see, mis ilmselt enamus õpetajaid peavad ikkagi natukene selles süübima ja natuke sellega mängima, et aru saada, millise vahendiga meil tegemist on ja siis me peame õppima ka seda nii-öelda õppimise ja õpetamise protsessis nii-öelda ka arukalt ära kasutama seda, mida me kindlasti praegu ei oska ja ilmselt on ka see areng nii kiire, et ega me praegu ei tea veel, kuhu ja millised need võimalused saavad tulevikus olema. Siin soovitad, et augustis tuleb kõigile õpetajatele tehisintellekti koolitus teha? Selles mõttes, et kas, alati on see, mis see koolitus üldse on ja kes seda võiks läbi viia, et üks võimalus on ka see, et nagu eilses arutelus toodi välja, et igaüks võiks ise võtta ja mõned tunnid lihtsalt seda ka natuke näppida ja võib-olla vaadata ka haridusministeeriumi nii-öelda seda juhendit, mis välja on töötatud, et kuidas siis neid erinevaid tekkivaid olukordi ka nii-öelda võiks lahendada, mis selle AI kasutamisel koolis juba meil kevadel juba tekkinud on ja mismoodi seda edasi nii-öelda siis käituda. Soovitad teistel ka Arvamusfestivalil käia või? Ikka, siin leiab kindlasti huvitavaid arutelusid, millele muidu võib-olla igapäevaselt või iseenesestlikult alati ei pruugi mõelda. Aitäh sulle! Õpetajate vaimse tervise teema on ikka üks praeguse aja põhiteemasid minu meelest, kui me sellele haridussüsteemile vaatame ja et koostöös Peaasjade ja siis Glanbriti tiimiga, et oleme sellega juba nüüd tõsisemalt omavahel tegutsenud juba aasta ja peale ja ühiselt mõtlesime ka, et oleks tore siis erinevaid osapooli veel kokku tuua, et natuke rääkida sellest, mis meie oleme juba vahepeal teada saanud ja kutsuda ka erinevaid osapooli siis mõtlema koos. Ja eriti olen tänulik selle üle, et me saime täna võtta kaasa õpilased siia ka arutlema ja võib-olla ka lapsevanemate perspektiiv on see, mis meil sageli sellistes aruteludes kipub ununema, et need olid ka täna meil olemas. Täna saan öelda seda, mida ma olen tajunud õhust ja näinud inimeste nägudelt, et ma nägin haaratud vestlusi, kirjapanekuid ja nendega me siis hakkame edasi tööle, aga et mulle tundub, et sellist edasiviivat arutelu võis siin olla küll päris palju ja nende ideedega, mis siit tulevad, et me küll töötame edasi oma organisatsioonide jaoks ja anname eri osapooltele ka sisendi.
mis siis edasi saab? No meil on kohe päris konkreetsed sammud, et me kõigepealt peaasjade meeskonnaga koos töötame läbi need materjalid, mis siit on nüüd laekunud, siis me oma organisatsioonidega igapäevaselt selles valdkonnas tegutseme, ehk siis juba mõned õppetunnid me saame kindlasti ise kasutusele võtta ja samuti kõigi osapoolte esindusorganisatsioonidele edastada, kõigile arutelu osalistele, samuti Riigikantselei on ootamas siit sisendit, nii et ma usun, et selline mõte, mis siin on õhus olnud, see saab kõigepealt edasi antud ja siis me tegelikult juba peaasjadega siin ka arutelu taustal korraks juba rääkisime läbi, et erinevate esindusorganisatsioonidega ka koostööd teha siin ja kokku saada, et edasi arutada ka neid järgmisi tegevusi.